täna on veel üks viimased ilusad sügisilmi, nagu teadjad räägivad. Täna õhtupoole pidi hakkama vihma sadama. Tegin veel ühe reisikiiruga kuni päikest on. Riidevaras on tabatud teod. Või enda lõunama läks linuga ligi ajal. Kas linugripi on? Jänedal olla siis on mööda põigata ka Jäneda Linnamäest, kus asus kunagi muinaseestlaste vägev kindlus. Ja siin nad kõik on kokku kogunenudki. Pea on läinud, aga habe on alles. Ristius paistab ka olevat oma jäljes ja Paganamaale jätnud. Sooga, kui ma tahtsin jõuda, oleks mul kehvasti, ma ei leidnud seda. Aga nüüd ma olen jõudnud Ravale, kus kaardi peal ütleb, et siin pidavat olema Ravatammik. Ja paistab, et siin on hoopis mingi veel põnevam asi, kui see järv. Paistab, et see järv on siuke veehoidla moodi järv rohkem. Muide on kena ujumisrand, aga ujuma ma täna ei lähe. Siin on tunne, et jaheda peaks. Ja see seal teisel kaldal paistabki olevat siis kuulus Ravatammik.
Lähed otsast kõlaroolisemisega ise. Ma kogu aeg olen tahtnud selle bussijuhiks saada. Juuru-Kaiu liinile kusjuures. Isegi see vanasti purgandab, et ma sain seda. Olen jõudnud nüüd Endla looduskaitsealale ja siin on Norra oostriku allikala. Okei, lähme siis siit läbi. Nii, järgmine koht. Siin saab kohe puhata. Saaks lõpphetki teha.
olen siis teel Võlingi allikate suunas. Siit juba see üks jõekene paistab. See jõek hakkab tegelikult pihta ainult ühest pisikesest allikast. Siin on kõik puud risti-rästi kasvanud, kukkunud. Ega keegi neid ei korista. Aga siin see allikas siis ongi. Kuskil niimoodi see ansambel all ta keeb. Appi mul sibab keegi püksis juba pikemat aega. See on mis asi siin. Mul on vist on närvid läbi. Ükskord, kui ma siin käisin, siis mul oli tunne, et ma olen Toonelasse sattunud, siis olid kõik puud veel raagus. Nii olengi siis allikateni nüüd välja jõudnud. Siin on selle kandi kõige suuremad ja sügavamad. See on nüüd hästi võimas, siit on näha, kuidas ta keeb isegi sügavalt. Jõuamegi siis oma viimasele objektile siin Norra Austriku kaitsealale. See on nüüd üks nagu kaev. See kallikas. Siit Kareda vallamaja juurest me läksime kunagi pitka matkale. See tundus nagu tuttav. Ja siin vastas on kohe Peetri kirik. Ja siin on veel üks salapärane järv.